Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere head kuulajad, kell on natukene 11 läbi ja käes on 3. august aastal 2020, mis tähendab, et digitund on eetris tehnoloogia uudistega. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, teine saatejuht on Henrik Roonemaa, nagu ikka, ja me räägime täna sellest, et kohe-kohe peaks välja tulema üks uus maailma tehnoloogia suurfirma toodetud telefon, mis võiks olla päris põnev. Peaminister Jüri Ratas käis Eesti ringsõidul, astus läbi ka Viljandist ja sealt saime ka tehnoloogia uudiseid seoses sellega. Vaatame, kuidas me oleme tänavuse kriisi aasta jooksul väga palju raha andnud maailma tehnoloogiafirmadele. Me räägime viimase aja suurest sülearvutitestist ehk küsime, kui sul on palju raha, paar tuhat eurot ja sa tahad osta head väikest sülearvutit, siis mis on variandid ja millist peaks eelistama? Ja kuidas häkkerid suutsid lahti murda Twitteri võrgustikku sel suvel, sellest räägime ka ja võib-olla mõnest uudisest veel. Digitund. No nii, vaatame korraks siis saate algusest peale telefonimaailma ja Google'i Pixel telefoniseerija võib saada endale järje väga-väga varsti, võib-olla isegi täna, kui te kuulate meie saadet otse, võib-olla see on juba välja tulnud, kui te kuulate meid tagantjärgi. Aga Pixel 4a peaks olema siis seerias see mudel, mille väljalased oodatakse praegu ja ütleme kohe ära, mis see on, peaks olema üks ülimalt tugev tegija selles keskklassi telefonide segmendis. Ja meil on järjekordselt see saade, kus me vaimustunult räägime Google'i Pixeli telefonidest. Minu näitel võib ka juhtuda, et ostame selle telefoni endale ja siis me räägime veel mitu saadet, kui hea see on. Ja sinna see jääb, sest keegi teine ei osta. Jah, need tulevad isegi Eestis müügile, tõenäoliselt mitte operaatorite juurde. Kännukas on üks selline firma, kes neid Pixeleid on siin juba aastaid müünud ja need on tavaliselt päris head. Tavaliselt nad on mingisuguse õudsa jamaga. Sul on ideaalne telefon, millega võib igat pidi rahul olla. Tõenäoliselt on seal maailma parim või üks parimatest mobiilikaameratest peal. Seal on kiire, puhas, Google'i tehtud Android, sa saad kõik uuendused esimesel päeval, kui Google need välja toob ja nii edasi. Aga tihti on nendel Pixeli telefonidel mingi jama. Ja päris tihti see mingi jama on seotud akuga. Ehk seal mudeli rivis aastate jooksul on olnud terve hulk selliseid Pixeleid, kus kõik on hästi. Aga aku on nii halb, et telefoni ei kannata osta. Ja mõnikord on see seotud ka veidra kaamera valikuga, aga nüüd siis tundub jah, et sel aastal seda sellist kallist suurt nii-öelda lipulaev Pixelit ei tule, aga õudne rebimine käib keskklassi telefonide turul, mõneti ootamatult, sest see 4A on just see nii-öelda odavam variant 4-st. 4 tuli ju eelmisel aastal juba. Ja ülinõrga akuga, et seda ei soovita osta. Aga nüüd siis Google on mitu kuud edasi lükanud seda 4A väljatulekut. Tõenäoliselt selle koroona jama pärast ja ei tea, kas seal oli midagi veel. Aga nüüd nad siis väidetavalt just täna kuulutavad selle telefoni välja ja seal on mitmed asjad, millele ma arvan võiks nagu tähelepanu pöörata. Et esimene küsimus on, et miks just täna? Kas sina tead, Hans? Absoluutselt pole aimugi. Miks täna? Täiesti tavaline augustipäev. Täiesti tavaline augustipäev. Ja teooria ütleb seda, et homme hakatakse müüma juba mõnda aega tagasi välja kuulutatud sama klassi telefoni ehk OnePlus Nordi. Homme peaks olema selle siis müüki tuleku kuupäev ja nad on väga lähedased konkurendid igas mõttes tehniliste näitajate poolest ja hinna poolest ja arvatakse siis, et Google tahab natuke nagu lörtsida seda, et kõik inimesed, kes on oodanud sellist telefoni, ei tormaks nüüd seda Nordi ostma, vaid vaataks, et mingi Pixel tuli ka, et vaatame. See on selline natukene vandenõuteooria, aga arvatakse või mingid lekked on olnud, siis öeldakse, et hind $350 USA, mis on $100 odavam kui OnePlus. Ja see oli suureks üllatuseks. Ja selle eest sa saad siis 5,8 tollise ekraaniga ja nüüd minu lemmikkoht, 143 grammi kaaluva telefoni. Ammu ei ole mina näinud
ja sellist korralikku head telefoni, mis oleks nii kerge. Ja saad keskklassi sellise protsessori, Snapdragon 730, vist G-variant, korralikult mälu sisse, saad ühe kaamera, ehk siis tagakaanel 1 ja esikaanel 1. Ei ole seda tele- ja lainurga asja. Vaat see on koht, kus mul on tegelikult kahju, sest nagu ma olen ka öelnud, mulle see lainurga värk ikka väga meeldib. Ja saad korraliku suure aku, saad kõrvaklapipesa, mis on üsna veider ikkagi. Mille üle mul on super hea meel. Kas sul ei ole siis lapsi, Hans? Kas see hüpe küsimuses on nüüd väga asjakohane, jah, et lapsi, et siis on veel seda pesa. See on, aga selles mõttes, et ma peaks andma, kui ma mõnikord tahan anda näiteks autos või ma ei tea, lapsele telefoni, et ta tahab sealt oma mingit muinasjutte või mingit muusikat kuulata, siis mul on alati igavene häda nende kõrvaklappidega, sest minu need Bluetooth klapid ei mahu talle kõrva. Tal on oma need kõrvapealsed laste kõrvaklapid, mis sobivad väga hästi, ja siis ma pean hakkama põhimõtteliselt otsima, et kas mul on see üleminek ja nii edasi. Et see Bluetoothi kõrvaklappide värk on, et ne maksavad ju selline 150-200 eurot karbike ja mulle tundub, et igal pereliikmel peaks olema siis oma selline karbike ja see läheb kalliks. Sul pole ivav on jutus küll, jah, sest mina ütlen lihtsalt ei saa, kui laps tahab saada minu klappe, eks. Aga see pesa on muidugi huvitav, et miks see pesa on ära võetud, ta annab telefonis muidu ruumi juurde, kui sul on seal vähem mingit tühja avavust, kuhu sisse pista kõrvaklapid ja tihti on see näiteks aku mõjutab, eks. Nüüd, mis me 4A kohta teame, ilmselt selle aku peaks olema ikkagi suurem kui näiteks eelmise aasta Pixel 4 oma, kas selle mahu mõttes, me ei tea, kui palju ta tarbib energiat, see on üks asi, aga füüsiliselt peaks olema seal vist 3000 milliampertundi, et ja on see pesa, nii et päris huvitav kombo. Ja mina usun, ma arvan, et kõigil nendel tootjatel tekkis selline ahnuse lambik, et nüüd on vaja müüa 200 eurose Bluetoothi klappe igale jumala inimesele ja neid ei saa oma vahel eriti hästi jagada ja neid ei saa panna erinevate seadmete külge eriti lihtsalt. Tekib see mingi paaritamise jama ja siis lahti paaritamise ja ühesõnaga õudne peavalu. Aga see selleks, ma arvan, põhiline erinevus selle OnePlus Nordiga. Üks erinevusi on see, et see Pixel on natukene väiksem ja päris tuntavalt kergem. Nord on ikkagi üle 180 grammi. Aga erinevus on just nendes protsessorites. Nüüd OnePlus Nordis on põhimõtteliselt nagu sama klassi protsessor, aga ühe aasta võrra siis uuem. Ühe astme võrra uuem. Ja see põhiliselt tähendab seda, et tõenäoliselt see Pixel 4a ei saa 5G tuge, sest selles protsessoris täpselt ei ole. OnePlus Nordis see on. Ja seal on veel, ütleme, teatud vahed, päris suured vahed muide on 4G, ütleme üldse selle modemi maksimaalsetes kiirustes, mida ta suudab saavutada. Aga need on sellised, et ega siin 4G võrgus sul see ka kuidagi takistuseks nagu ei saa see, et sellel Google'i telefonil on natuke väiksemad. Nii et mulle tundub siit, võib tulla super hea selline normaalne telefon. Nagu Apple'il on see SE. Absoluutselt, kui tal ei ole jälle seda ühte aga küljes, eks. Aga mis tänapäeval nagu millega tuvastada sellist keskklassi telefoni ongi see, et tal ei ole seda 5G ja kui paljudel inimestel praegu on karjuv vajadus 5G telefoni ei ole. Ja eriti Eestis. Täpselt. Ja teine asi on see kaamerate valik, et sa ütled jah, et lainurgaga on lahe pildistada ja tegelikult on ka, aga ajab asja ära ka täitsa see üks kaamera, eriti meenutades, et Google on teinud väga head sellist tarkvaralist pilditöötlust, et sul on üks nii-öelda see objektiiv või füüsiline kaamera telefoni taga, sellega saad teha igasugust sellist uduse taustaga portreidi ja asju. Nii et see, ilmselt ta ei saa füüsiliselt lainurka teha küll. Aga seda arvutada juurde ei saa, jah. Aga võib-olla tõenäoline ikkagi, et see on päris hea kaamera. Ma arvan, et see tuleb super hea kaamera, sest kaamera peaks olema sama, mis Pixel 4 ja Pixel 4 kaamera on väga hea. Ma ei tea, Glenn siin käib ringi ja käib ka meie saates ja väidab, et Huawei need kalliste telefonide kaamerad on kõige paremad üldse maailmas, et seal ei ole mingit võistlust ja see võib täitsa nii olla, aga Huawei puhul on ikkagi see suur rasvane ameeriklaste võitluse aga on seal püsti, on ju. Ja täna mingi 1000+ euro eest minna seda kallimat Huawei ostma. Mina ei läheks. Ja hinna vahe on ka. Aga üks asi, mis muidugi on, kui ma läksin ise oma Pixel, ma mäleta, 2 pealt üle Samsungile, siis ma avastasin üsna kiiresti, et Samsung, kui kasulik asi on selle Wi-Fi kõnede tugi, mis Samsungil on ja mis Google'i telefonides on ka olemas, aga Eesti operaatorid ei ole seda sisse lülitanud. Nii et lihtsalt ei saanud kasutada ja praegu ma vaatasin ka nii Elisa kui Telia näiteks nimekirjad üle ja Pixleid seal üldse sees ei ole. Telia nimekirjas vist ei olnud isegi Sonysid sees.
et Elisal sai vähemasti Sonydega teha. Aga miks ta on kasulik, on see, et kui sa oled mingisuguses kohas, kus mobiililevi on kehvakene, aga wifi on olemas. Näiteks mul on maal niimoodi, mul on pandud 4G väliantenn ja väga korralik wifi levi on, mobiililevi ei ole, siis ma saan kõik oma kõned SMS-id muretult kätte ja selle Pixliga ei saaks. Nii et see on ütleme, lainurkaamera ja wifi kõnede tugi. Ja see on asi, mida sa ei saa oodata, et Google ära teeb oma telefoni, vaid see ongi probleem selles, et kuna tegu on piisavalt haruldase telefoni mudeliga meie turul, siis Eesti operaatorid pole seda jõudnud teha või viitsinud. Aga võib-olla ma näiteks ostan selle ja siis ma kord nädalas kirjutan mõlemale operaatorile ja küsin, et kas juba on ja räägime siin saates ka. Et see on vähemasti nagu asi, mis on võimalik tagantjärgi paremaks teha, erinevalt lainurkaamerast, mida sa ei saa. Ja veel üks erinevus selle OnePlus Nordiga, et tõenäoliselt on Pixlil stereokõlarid, sest ega eelmisel Pixel 3a sellel nii-oda odavmudelil olid stereokõlarid ja Nordil on mono. Ja jällegi asi, mida ma kasutan ootamatult palju, et panen telefoni kuhugi, ma ei tea, köögis kapi peale ja teen süüa, kuulan podcast'e ja kogu aeg läheb vaja. Ma ikkagi ütlen siin kohal, et need juhtumavad klapid on paremad kui stereokõlarid. Olgu, aga me teeme siia pausi ja siis läheme edasi teiste teemadega. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja vaatame korraks nüüd Kesk-Eestisse või pigem ikkagi Lõuna-Eestisse. Ja Lõuna-Eestisse, sest seal asub Viljandi ja Viljandis asub Eesti tehnoloogiafirma Cleveron. Cleveron on teatanud, et nende juba mitu aastat töös olnud robotkullar on tükk aega Viljandis ringi sõitnud. Tegu on siis sellise mudeli nimega nagu Cleveron 701 neljarattalise masinaga, kus sees või peal ühtegi inimest ei ole. Aga see masin peaks siis tegema seda, et viib pakke kohale lõppklientideni kuskilt jaotuskeskusest. Ja tegelikult teatud prototüüpi näitas Cleveron selle masina kohta juba paar aastat tagasi, kus esimeste piltide järgi nägi ta välja tõesti selline neljarattaline nagu auto, aga hästi väga madal. Ja selle sees on selline pakiruum, kus siis teatud käpp võtab paki ja paneb paki automaati, mis on ka Cleveroni tehtud, et need on kaks ühilduvat poolt. Cleveron siis teatas, et kuu aega on see masin sõitnud Viljandi tänavatele ringi ja võiks siis öelda, kas ootuspäraste või positiivsete tulemustega, sest ühtegi negatiivset juhtumit pole sellega kaasnenud ja firma juht ütleb, et Cleveron tahab käivitada pilootprogrammi Eestis, kus siis peaks hakkama see masinaga neid pakke tõesti. Päris kommertsteenus, eks ole, ja nad plaanivad see nädal teha. No kogu see, meil on üks teine Cleveroni uudis veel, et kõik need jõudsid tegelikult avalikkused ma arvan suuresti seoses sellega, et Jüri Ratas, peaminister, siis käis Eesti ringsõidul ja astus ka Cleveronist läbi, kus talle siis näidati isesõitvat autot, tehti pilti Jüri Ratasest ja Arno Kütist ja isesõitvast autost. Aga olgu täpselt nüüd ära öeldud, et need ei ole päris sellised isesõitvad autod, mis ise otsustavad, kuhu nad pööravad, kiirendavad, aeglustavad, vaid praegu on tegu kaugjuhitavatega. Et kontoris istub seal autojuht koos rooliga, siis ma oletan pedaali või nuppudega, millega kiirendada, pidurdada. Ehk siis esialgu on lihtsalt tegu selle kaugtöökohaga. Ja tegelikult Cleveroni juht Arno Kütt on seda ka öelnud, et päriselt isejuhtiv auto on ikkagi 10-20 aasta kaugusel. Tehnoloogia maailmas tõlge, see tähendab, võib-olla kunagi tuleb, me ei tea. Sest väga raske on ette ennustada 10-20 aasta kaugusel, et kui sul selline moment tekib, et sa tegelikult täpselt ei tea, siis ütle see 10 ja vaatame on ju, mis saab. Aga mõte on tal siis see, et muidu võib küsida, et mis seal siis vahet on, kas juht istub autos või istub kontoris, et mis hirmus kokkuhoid see on. Aga mõte on see, et see auto on natuke isesõitev ja aegamööda muutub nagu rohkem isesõitvaks. Et ta ei ole 100, aga me jõuame protsentides kogu aeg kõrgemale ja see tähendab, et see üks juht, kes seal kontoris on, ei pea võib-olla absoluutselt kogu aeg iga sekund selle autoga tegelema, nii nagu roolis olles peaks. Ja see omakorda tähendab, et mingil hetkel saab sellele ühele juhile anda näiteks 2, 3, 4 autot juhtida. Ja need autod siis vuravad ise ringi kuni mingi hetkeni, kus on vaja sekkuda.
ja siis saab see inimene kontoris võtta juhtimise üle ja kokkuhoid tuleb sealt. Mis klapib muide sellega, mis Tallinnas toimub, et need Starshipi päkirobotid, Starship ei ole öelnud täpselt seda osakaalu, aga teada ju on, et seal on samuti inimoperaatorid, kes nende robotite juhtimise vahepeal üle võtavad, et seal on selline pool või noh, ma ei tea, kas pool, aga mingi osa on siis autonoomne sõit ja mingi osa on kaugjuhitav sõit, et see suhe on selline roboti inimese suhe on üksteist täiendav, mitte üksteist asendav veel praegu. Esialgu. Aga teine asi, mis sealt välja tuli, on see, et me mäletame, et kui see koroonakriis algas, siis Cleveron käis avalikkuse ette välja idee, et võiks kõik Eesti külad varustada pakiautomaadiga. Ja olid ka sellised joonised neil tehtud, oli bussipeatus, kus siis see varjualune, mis seal praegu on pingikesega, ja bussi selle postiga. Sinna sama varju alusesse oli siis integreeritud käputäis neid Cleveroni postkaste, ma ei mäleta, oli neid 8 või no mingi selline suurusjärk. Ja mõte on siis ja see, et kõik need inimesed, kes tellivad veebist kaupa, on ju, et kui sa ei ela südalinnas või üldse linnas või kuskil asustuses, siis see kast on sul tõenäoliselt väga kaugel. Ja ta võib olla lausa mitmekümne kilomeetri kaugusel isegi. Ja sa tellid küll netipoest asja, aga siis pead auto käivitama ja sõitma lähimasse, ma ei tea, linnakesse või kohta, kus see on, aga kõigest paarikümne miljoni euro eest, saaks terve Eesti ära katta. Ja see 20 miljonit, ei ole nagu väike raha, on ju. Aga teistpidi, kui sa mõtled, et me saaksime terve riigi katta nende kastikestega ära, praktiliselt ikkagi igasse külla, siis see ei ole suur summa. See on minu meelest, sellel on potentsiaal olla selline põhimõtteline hüpe mingis suunas. ja siis Arno Kütt on siis saanud nüüd Jüri Rataselt lubaduse, et riik hakkab selle asjaga veelgi tõsisemalt tegelema. Ja Geeniuses uurisime seda asja, tuleb välja, et ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on juba tegelenud sellega, aga seal on mingisugused 100 pisikest küsimust on üles kerkinud ja nad nagu tegelevad ja nagu ei tegele ka, aga ma loodan, et see asi läheb liikuma, mulle meeldiks see. No see number on päris suur jah, et kevadine jutt keerles numbri ümber, et Eestis oleks siis 4500 küla ja alevikku, mis võiks varustada nende bussipeatuspaki-automaatidega, kuhu saaks kullerid kaupa jätta. No ükskõik mis, kuidas seda analüüsida, kindel on, et Cleveroni jaoks oleks see päris kõva hüpe, kui selline projekt ära teha ja näide, et kuidas kogu riik katta siis selliste nii-öelda nõudmisel automaatidega. Ega ma arvan, et ma ei tea, kuidas see riigi seisukohast on seda vaadata, aga me ei peaks seda kindlasti vaatama kui mingit asja, mida riik peab Cleveronile andma. Vaid minu meelest oleks igati korrektne kuulutada välja mingisugune hange selle kohta. Ja Cleveronil on hea võimalus seal osaleda ja tõenäoliselt ka päris hea võimalus seda siis võita, sest neil on väga hea turutundmine ja kogemus ja kõik on hästi, eks ole, nende poolt vaadates. Aga ma ei arva, et see peaks olema nii, et me viime Viljandisse 20 miljonit ja ütleme, et ehitage nüüd homseks valmis. Vaid tehtagu siis hange või ükskõik mida, lihtsalt mulle see idee iseenesest meeldib. Ja me nüüd üsna varsti jõuame tegelikult selleni ka, et kuidas siis koroonakriis mõjutas ettevõtete majandustulemust ja inimeste rahakotid pani avanema ja ma arvan, et seal on tulevikku. Kindlasti on, sellepärast, et e-kaubandus ainult kasvab, võib-olla mitte nii suures tempos, nagu me arvasime seal 14. märtsil, kui läksid inimesed, ei tahtnud poodi enam minna, aga selge on, et kasvanud võimas. Ja lähme siit meie väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub uudiste ja kommentaaridega tehnoloogia maailmast ja meil on võimalus nüüd augusti alguses korraks vaadata tagasi, mis toimus selles teises kvartalis, kus paljude maailma riikide majandused kukkusid mitukümmend %. USA's oli see number vist 30 või, väga palju, kohutavalt suured numbrid tänu sellele pandeemiale, mis maakera haaras, aga tehnoloogiaettevõtted, nemad on käinud vastu tuult ja on lõiganud tulu kõigest sellest tormist. Jah, torm on andele hoogu juurde, sest et kui ülejäänud majandus on nagu seiskumas, siis nende teenustele on nõudlus olemas ja ainult kasvanud.
ja seda on näha siin Apple'i, Amazoni, Facebooki, Microsofti ja teistegi majandustulemustest, mis nüüd väljas on. Ja no ilmselt me tulevikku vaadates võime olla ettevaatlikud, sest ega keegi ei tea, mis saama hakkab, aga sellele viimasele mõnele kuule tagasi vaadates need numbrid on kohati on päris uskumatud, aga teistpidi ka loogilised. No näiteks kui me vaatame, et Apple'i käive kasvas 11% nüüd selles kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga ja hüpped olid näiteks Mac 21% üles, iPad 31% üles ja kui me vaatame, mis siin oli, Amazon tegi siis ligi $89 miljardit käivet selle kvartaliga, Amazon, ja mullu oli see 63, jälle ülikorralik hüpe on ju. Või kui me vaatame Microsofti pilveteenuste Azure'i platvormi kasv 47%. Ja mis on veel huvitav, mänguosakond, mis Microsoftil on, nad toodavad siis Xboxe ja mingeid lisaseadmeid ja mänge ka, see kasvas 64% ja Xboxi müük, nende kastide müük kasvas 49% ja kui arvestada, et tegelikult Xboxi konsool saab nüüd enne jõule ju uuenduse, see on vana konsool, seda tegelikult sisuliselt selle müük peaks seisma praegu. Ei ole ühtegi head põhjust tegelikult täna massiliselt minna osta Xboxi, uus vana Xbox, mis mõne kuu pärast asendatakse ära, on ju, ja ometi kasvas 49%. Et see näitab, et kodus istuvad inimesed olid ikkagi sunnitud, ma arvan paljuski kusjuures sunnitud avama oma rahakotid ja ostma asju. No Xbox ei ole sund, aga me just eile näiteks arutasime siin peres oma vahel, et kui peaks sügisel tulema samasugune asi, nagu oli kevadel, on ju. Ja kui on näiteks 2 kooliealist last ja 2 vanemat, kes teevad kodus tööd, siis see tähendab, et mul on vaja 4 arvutit. Ja mul on vaja 4 arvuti töökohta. See tähendab, ja mul on vaja paremat interneti tõenäoliselt, kui mul enne oli. Ja mingisuguseid võrguasju sinna püsti on ju. Mul on vaja laudu, mul on vaja toole. Kuidas muuta oma kodu nagu 4 inimese kontoriks, kes teevad kaugtööd ja kaugõpet. Ja täitsa Xbox ja PlayStation võivad olla ka nagu füüsilise treeningu vahendid, kui sa sinna paned vastavad mängud peale, nii et selles mõttes see kõik klapib. Kõik klapib. Ja täpselt nagu sa ütlesid, see Maci 21% kasvu, see on täiesti ebarealistlik Maci tooteliini jaoks, mis on ikkagi üsna nišš, aga inimesed istuvad kodus. Ja iPadi 31%. Täpselt. Ja see Azure'i platvorm 47%, mis räägib teistpidi sellest, et me kolime asjad pilve, ettevõtted avavad rohkem e-poode, e-teenuseid, see kõik on mõnes mõttes väga-väga loogiline. Ja ma nüüd ei võta su pessimistlikku seda hüpoteesi üle, et äkki sügisel läheb sama hulluks, on ju. Et äkki me jääme sellisesse... Siis meil on asjad olemas vähemalt. me enam ei pea ostma. Jah, aga siis on eeldada, et selline tohutu kasv ja nõudlus tehnoloogia ettevõtete toodete teenuste järgu siiski ei jätku. Ma arvan muide, et kui teha nagu pikaaegset panust tulevikule, et on ju selge, et see eendus, kõik see virtualiseerimine, mis meil on ju kaugundus, see ju ikkagi jätkub. See läheb, ta tegi praegu hüppe, sest me olime sunnitud tegema seda hüpet. Aga see hüpe lihtsalt kiirendas protsesse, mis oleksid tegelikult niikuinii aja jooksul toimunud. Ja need lähevad veel edasi. Mina ei arva, et e-kaubandus hakkab näiteks vähenema. Ma ei arva, et kaugtöö pikas perspektiivis väheneb. Ta nüüd kõigub, on ju, sest me kevadel hüppasime väga üles, nüüd läheme natukene alla, on ju, võib-olla sügisel peame jälle üles hüppama, aga põhimõtteliselt läheb ta ju ikkagi edasi ja üles, mitte vähemaks. Ja teha panuseid siis nendele firmadele, kes seda ühel, teisel või kolmandal moel võimaldavad, pakkudes pilveteenuseid, ühendusi, seadmeid, mis iganes asju. Ma arvan, et see ei ole üldse halb mõte teha pikaajalist panust nendele ettevõtetele. Ja huvitav on see, et kogu sellest nimekirjast me ühe ju jätsime peaaegu et mainimata, see oli Google, kes neil ei läinud nagu halvasti, aga neil ei läinud ka väga, neil ei läinud ka nii hästi, kui teistel läks, et nad sisuliselt olid paigal. Ja Facebookil isegi, me kartsime küll, et reklaamitulud kõvasti kukuvad, tegelikult käive kasvas 11%. Ja minu meelest Põhja-Ameerikas või USAs on niimoodi, et ühe keskmise kasutaja kohta nad teenivad ligi $200. See on huvitav jah, et Google'il näiteks põhiäri, reklaamiäris natukene isegi langes esimest korda 8%, millele siis Google'i juhid ja Sundar Pichai ütles, et on seotud sellega,
et see reklaamiturg on väga palju seotud mitte siis e-äriga, vaid ülejäänud majandusega. Et ülejäänud majandus reklaamib ennast läbi siis Google'i teenuste ja kuna seal oli ikka tohutu seisak, siis see mõjutas nende reklaamiäri, et see on nagu selline huvitav peegeldus selle kohta, et sa mitte ei kasvata otsest e-majandust, vaid sinu e-äri peegeldab ülejäänud majanduse seisu. Aga minu meelest on minul näiteks Google'iga ka see küsimus, et kui ma vaatan Apple'it, no isegi Microsofti, Amazoni, võib-olla isegi Facebooki, siis kui me küsime, et milline on nende roll selles nii-öelda tuleviku virtualiseeritud kaugendusmajanduse ehitamisel, siis see on üsna selge, ma võiks iga firma kohta öelda, et nemad teevad seda, nemad teevad seda, nemad on 5 aasta pärast seal, nad pakuvad sellist väärtust ühiskonnale 5 aasta pärast. Nüüd Google'i puhul on see mul isiklikult suhteliselt keeruline välja tuua, et tegemist on ülisuure ettevõttega ja seal on juppe, mis on üliolulised, nagu näiteks YouTube ja ütleme kindlasti ka otsing. Aga Google'il ei ole väga hästi läinud sellise oma tuleviku rolli lahti mõtestamisega minu arvates, sellepärast et kui me küsime, et mis on see uus asi või mis on see uus suund, mida Google näiteks 5 aasta pärast meile pakub, miks me peaksime Google'ist rääkima, siis jah, need tänased vanad asjad on kahtlemata väga olulised ka 5 aasta pärast, aga uusi asju neil ei paista ja nad kulutavad kõvasti raha nende uute projektide proovimisele. Nad minu meelest viimase 3 kuuga nad on kulutanud üle $1 miljardi sinna. Oli selle osakonna kahju. Ja tegelikult midagi sealt välja ei ole tulnud ja juba pikka aega ei ole tulnud. Sul pole iva jutus jah, sellepärast, et Google'i nagu see moto on olnud, et kogu maailma info sorteerimine, mis tähendab seda, et sa internetist otsid läbi Google'i seda asja, mille vastu huvi tunned, aga nüüd oleme jõudnud sinna, et teised on muutunud nii suurteks gigantideks, et ma juba tean, vähemalt USA turul, et kui ma tahan midagi asja osta, ma lähen Amazoni seda otsima. Kui ma tahan inimest otsida, ma lähen Facebooki seda otsima. Või LinkedIn'i. Või LinkedIn'i, eks. Tehnikat on ju teised konkurendid, et Google on mõnes mõttes muutunud natuke teisjärgulisemaks, aga nad on ikkagi väga suured. Selle vastu nad kindlasti jäävad suureks, jah. Aga see on hea point, mis sa välja tõid, et mulle tundub, et pigem ehitatakse neid uusi teenuseid nagu Google'ist sõltumata või mõnes mõttes ka kuidagi Google'i peale arvestusega, et see Google'i otsingumootori süsteem on igal juhul seal all olemas, kui ma trükin LinkedIn Google'i sisse, ju ma sinna lõpuks jõuan või mingisuguse uue nime, mida ma olen kuulnud, TikTok on ju. Aga et kas see neid kõik kuidagi tulevikus aitab suuremaks saada ja muudab olulisemaks nende rolli selles uues nagu infoühiskonnas, selles ma natuke kahtlen. Kas jõuame rääkida ka Microsofti rollist ja TikToki rollist siin, sellepärast, et Microsoft on tegelikult üritanud sinna sotsiaalmeediasse sisse saada läbi LinkedIn'i ja nüüd viimaste päevade uudis on see, et nad on ostmas ära TikToki USA ja mitte ainult USA, vaid ka Kanada ja Austraalia ärisid, põhimõtteliselt lääne, ingliskeelses kõnelevat majandusruumi, mis oleks jõudnud mingisuguse tehinguni, kui ei oleks Ameerika president mõjutanud väga otseselt seda tehnoloogia tehingut, et kes Trump ütles, et me paneme kinni TikToki väga selges kõneviisis, mis on tekitanud suure küsimuse, et kui palju poliitika sekkub sinna. Aga selge on, et Microsoft tahab saada sinna sotsiaalmeediasse veel suuremalt, rohkem, tahab sinna, mis on lahe ja noortepärane ja äge, mis on TikTok praegu, mis tegelikult ka lahendaks ära väga palju neid julgeoleku küsimusi, mis näiteks USA-ski on, et TikToki peakorter on ByteDance'i puhul Hiinas, Hiina ettevõte, et kui see oleks Microsofti oma, siis oleks Washingtonis ka rahumajas. Ja see oli mingisugune väga huvitav selline komöödiasugemetega etendus, mida me saime nautida, et kuskilt lekkisid, ühesõnaga paralleelselt käisid need jutud, et Trump ütleb, et TikTok ikkagi miljonite ameeriklaste telefonis mingisugune Hiina äpp on ju, jumal teab, ohtlik, paneme kinni. Siis kuskilt hakkas lekkima, et et ka Microsoft plaanib selle ära osta. Täpselt. Siis Microsoft teatas, et oot, kinni panete või? Siis me küll ei osta midagi. ja siis nüüd viimased uudised on, ikkagi täna hommikused uudised on need, et kõnelused jätkuvad. Nad väidetavad, nad olid väga lähedal, et juba plaaniti septembris see asi välja kuulutada, mis nii suure ostu puhul tähendab, et asjad on ikka väga-väga kaugel juba. Mis jällegi TikToki poolt vaadates ühe meediaväljaande sõnul on väga efektiivne läbirääkimistaktika. Et kui sind ähvardatakse, kas pannakse kinni Ameerikas või sa müüd ennast Microsoftile, siis on see hind hoopis teine. No võib-olla igatahes ka on teada, et Microsofti juht Satya Nadella ja Trump on TikToki ostust rääkinud, me ei tea, mida nad seal rääkisid,
ja no iseenesest kui jah, et kui Trump aitab hinda madalamaks rääkida, Ameerikas ma arvan, riik aitab päris tihti. Poliitika ja suur äri käivad ikka koos. Äri ajada. No näeme, aga kui see sama mõelda, ma lugesin neid Microsofti Xboxi ja mänguosakonna, meelelahutusosakonna numbreid ette, et vaevalt, et nad seda teismeliste TikToki sinna LinkedIniga hakkavad kuidagi nagu siduma, aga Xboxi platvormile tõenäoliselt juurde liita võimalik. No muidugi, nad on noortepärane firma, mõtle Minecrafti puhul. Ei, nad ei ole, Minecraft on ka nende oma, nad ei ole noortepärane firma, aga neil on kuskil seal Microsofti riidekapis, nende pruunide ülikondade vahel on üks nahktagi, mida viimati kanti ammu, siis kui nad noored olid ja rokkisid veel. Aga iga kord, kui nad selle riidekapi lahti teevad ja endale järjekordset ülikonda lipsu valivad, siis jääb pilk sinna nahktagile peale ja nad mõtlevad, et mis oleks, kui tahaks ja siis nad nagu teevad neid kuule liigutusi. Ja mõnikord tuleb see välja ja mõnikord ei tule välja, et vaatame. Aga me lähme siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No, digitund läheb edasi ja me nüüd korraks saate lõpus pöörame veel pilgu arvutitele. Henrik on suve jooksul võtnud ette mitmete tootjate viimased parimad mudelid ja natuke võrrelnud, et milline on siis hea sülearvuti, kui te olete ostmas head sülearvutit. Ehk siis jutt on pigem sellest kõrgema klassi tavakasutaja, mitte ärikasutaja. Ma olema täpne praegu jutus enne. Sellise erakasutaja sülearvutist. Ja mis sul siis valikus seal olid? Ma näen, su ees on praegu esiteks üks MacBook, see tundub olevat vist see Pro. Jah, 13-toline Pro. Me otsime 13-tolised arvutid ja just need kallima otsa omad, et põhjus oli see, et Dellil tuli välja uus XPS 13 ja Delli XPS 13 on selliste ütleme 1,5 kilo kaaluvate väga heade sülearvutite kuningas olnud tegelikult juba pikka aega. Ja mul tekkis huvi teda siis proovida, et kas kõik need jutud, et see on maailma parim sülearvuti punkt ja parem kui Mac riistvara poolest ja nii edasi, et kas need on vastavad tõele ja sealt see laienes selleni, et aga mis siis üldse selles hinnaklassis saada on. Ja panime kõrvuti Delli XPS 13, HP-l on muide Elite Dragonfly, oled kuulnud? Paari tuhande eurone ülilahe tume-lilla korpusega, väga šikk masin. Lenovol on seal mitu tükki, Lenovo on pigem nagu äriklassi poolelt on see X1 Carbon, mis on täiesti legendaarne arvuti, aga Yoga sari on siis C940, on sarnane arvuti, siis, mis on pigem eratarbijale mõeldud. Ja seesama Microsoft, millest me siin just rääkisime, neil on näiteks Surface Laptop 3, mis on ka kerge õhuke võimas, super hea. Ja minu jaoks oli üsna suur üllatus, ma ei ole tükk aega vaadanud sülearvutite sellist riistvara poolt, et ma olen ise Maci kasutaja olnud. Ja vanasti oli niimoodi, et Maci riistvara kvaliteet igas mõttes oli sellest PC maailmast ikkagi üle. Nii disaini kui ma ei tea, klaviatuuride, ekraanide nagu kõige poolt on ju. Siis täna mulle kindlasti tundub, et nad ei ole mingisugune selge liider enam ja paljudes asjades isegi ma olen nõus sellega, et see PC maailm on järgi jõudnud mööda läinud. Näiteks seesama Dell, väiksem, kergem kui MacBook Pro, ekraanid täiesti servast servani, kõik on super hea, jahutused, võimsused, kõik on olemas. Klaviatuurid on väga heaks läinud. Vanasti oli ikkagi nii, et hea klaviatuuriga sülearvutit andis otsida, et olid Macid ja siis Lenovo klaviatuurid on alati olnud legendaarsed, aga teised olid sellised, on ja ei ole ka klaviatuurid. Nüüd on niimoodi, et ükskõik, mis sa sellest kallist hinnaklassist kätte võtad, kõik on super head. Ja kusjuures üsna sarnased. Ja kas on siis õige öelda, et Maci klaviatuur on nüüd teistega samal tasemel? No põhimõtteliselt küll jah, et see eelmine Mac, mis sinu ees on, et seda ma ei hakanud isegi üldse vaatama. See on siuke õhuke. Aga nüüd on jälle kõigil ekraanid samamoodi ja just see korpuse riistvara kvaliteet, sa võtad kätte, see sama HP, et võtad kätte ja absoluutselt igalt poolt on aru saada, et sinna on raha pandud, see on korralik, disain
on selline vastupidavus, puhas füüsiline kvaliteet, ekraanid ei logise, ei värise, kõik nagu töötab ja kõik toimib. Nii et selles mõttes ma arvan, et see turg on tasavägisem kui kunagi varem üldse. Ja neid vahesid on väga keeruline teha. Aga üks koht, kuhu ma tõmbasin põhimõttelise joone, on ekraani külgede suhe, mis kõlab võib-olla imeliku jutuna, aga enamus Windowsi arvutid on 16:9 peal. Mis tähendab, et kui sul on 13-tolline ekraan, siis ta on suhteliselt lai, aga suhteliselt madal. Ja kui see, ütleme, näiteks suure laua kuvari puhul ei häiri, sest see suhteliselt madal tähendab ikkagi, et ta on üsna kõrge, on ju, siis võt selle väiksema sülearvuti ekraani puhul ikkagi häirib päris tugevalt, sest sul on külgede peal kõvasti ruumi, kui sa võtad ühe tavalise veebilehe, on ju, mis sa teed, sa tavaliselt loed seal mingit teksti või kirjutad mingit teksti, siis laiuses on sul ruumi küll ja seal ei toimu midagi, sest see tekst, mida sa tahad lugeda, on ühes veerusekraani keskel ja sa pigem tahaks näha ülevalt alla, seda kõrgust saada juurde. Nii et Delli see XPS 13 on nüüd esimene aastakäik, kus tal on ka 16:10 ekraan ja Macid on 16:10 peal, kõik ülejäänud olid 16:9 peal. Välja arvatud siis Surface Laptop 3 Microsofti oma, mis on lausa 3.2, nii et suhteliselt ruuduline. Ja nad selle laia ekraani võlu tuleb pigem välja siis, kui sa vaatad videoid. Sest video on tavaliselt 16:9, aga mina ei usu, et suur hulk inimesi ostab 2000 eurose sülearvuti selleks, et vaadata seal enamjaolt videoid, vaid see ostetakse mingi muu asja jaoks ja ka kindlasti mitte mängimiseks, sest nad ei ole eriti head mänguarvutid. Aga kuidas sinna rivisse üldse see Microsofti Surface Laptop sobib, et tõesti need Lenovo, HP ja Delli mudelid on sellised teada-tuntud kvaliteet, aga kas see Surface'i laptop saab neile vastu? Saab väga hästi vastu, jah. See 3.2 ekraan on selline, et peab nüüd natukene mõtlema, et kas see on see, mida sa tahad. Et kui su töö koosneb veebis surfamisest ja ma ei tea, kirjutamisest ja sellistest asjadest, siis sobib väga hästi. Aga muidu ma arvan, et see 16:10 on tegelikult väga hea kompromiss, et on seda laiust, on ju, et võid oma videot vaadata ja ma ei tea, pilte näiteks, aga on ka kõrgust. Aga Microsoftil on ülihea klaviatuur ja kõik on nagu tegelikult hästi, et väga vähe on milles mida nagu ette heita. On üks asi küll, et Macide see puuteplaat on endiselt kõvasti parem. Mitte kõvasti on vale öelda, aga on mingisugune selline viimane, ma ütleks 5 või 10% jäänud, kus Windowsi arvutid ei saanud vastu. Sest Maci puhul on see, et ma panen sõrme siia peale ja lükkan ilma igasuguse pingutuseta selle hiire noole sinna, kuhu ma tahan, kas või 1 piksli täpsusega. Et siis Windowsi omadel oli mingi selline, teatud selline värin on ikkagi sees. Sellega ma ei harjunud ära. Aga muidu võib osta 1, 2 ja 3 ja väga-väga võrdsed on kõik. Ja hinnaklass jääb kõigile tegelikult ja kõigile on 1500-2000 kandis. Selline oligi meie tänane digitund, aitäh kõigile kuulamast. Laseme siis aga augustikuud edasi ja oleme teiega tagasi täpselt nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.